nii, tere kõigile! mul on väga hea meel teid tervitada naiste ettevõtlusjuttude sarja järgmises osas.
ja täna võtame me ette ühe sügava ja samas hästi inimliku teema. Ettevõtlus kui enesearengu tee, kuidas ületada hirmud, et edasi liikuda. ja paljud meist ju tunnevad, et meis on mingi unistus, idee või soov midagi luua, aga siis tulevad need kahtlused ja hirmud. ettevõtlus pole ainult äri tegemine, see on ka teekond enda sisemusse. See on kohtumine oma hirmude, julguse ja usaldusega. Ja vahel just see sisemine töö on see, mis viibki meid edasi. ja nagu ikka, kutsun sind, hea kuulaja, julgelt kaasa rääkima ja küsimusi küsima siinsamas kommentaarides. kui mõni teema või mõte sind kõnetab, siis kirjuta julgelt. mul on täna hästi hea meel tervitada meie külalist Kai Oja. Kai on ettevõtja, koolitaja ja eduõpetuse õpetaja, kes aitab naistel avastada oma potentsiaali ja luua elu ning äri kooskõlas sisemise tarkusega. tere tulemast, Kai! tere, tere, aitäh kutsumast. mul on hea meel sind siin tervitada ja alustame sealt täitsa algusest. räägi natuke ka enda lugu, kuidas sa ettevõtluseni jõudsid? Tere siis veel kord, väga tore on siin olla. Ma loodan, et seal, kus seda üle kantakse, on ikka kuulajaid rohkem on ju, ja mina julgustan neid, kes on Zoomis, panema ka pilti sisse, et ma näeksin, kellega siin tegu on. Ma arvan, et teie niikuinii pilti ei jää sinna. Et siis ma tervitan teid hetkel Paalisaarelt, olen siin täiega elamas oma unistuste elu, elan seal, kus tahan teen seda, mis tahan, peaaegu on ju. Ja minu tee võib-olla ettevõtlusesse sai alguse niimoodi, et ega see on nagu huvitav, et ei olegi nagu sellist ühest asja, et oo, nüüd mul oli mingi selline mõte, sellepärast ma tahtsin teha. Ma tegelikult olin ammu FIE, kui ma tegin aeroobika treeninguid kunagi aastast siis 2011, 2012, siis ma olin ka tegin ka OÜ-d koos oma tolleaegse abikaasaga, et sealt alt arveid esitada, aga temal oli seda vaja. aga ma kunagi nagu ei mõelnud, et ma olen, on ju, mingi ettevõtja, et ma niimoodi OÜ-tasin. aga võib-olla siis selline teadlikum ettevõtluse tee saigi alguse 2019 maikuu, kui ma olin käinud Torontos, osalenud Bob Proctori elumuutval ja nagu päriselt elumuutval seminaril 6 päeva ja inimesed hakkasid mult küsima, et Kai, et kuule, sa tulid mingi kuu aega tagasi sealt juba koju, et aga nagu sul on ikka veel kõik hästi. et tavaliselt inimestel vajuvad nagu asjad ära, on ju, mõne aja jooksul. Ja siis ma sain aru, et mul on vaja neid asju inimestele edasi anda ja noh, ainuke loogiline asi oligi see, et ma teen nagu oma ettevõtte, et hästi palju seal kogu see Bob Proctori süsteem ehk Proctor Gallagher instituut siis julgustaski, et nüüd sa võtad endale nime, kas sa tahad olla mentor, kas sa tahad olla coach, kas sa tahad olla consultant nagu konsultant ja hakkada ka pihta, et sealt oli mõnes mõttes palju toetust, aga mitte siis nagu selles osas, et noh, mis siin Eestis see ettevõtja on ju, aga nad lihtsalt hästi palju julgustasid, et loomulikult sa teed oma asja ja see oli minu jaoks hästi loomulik käik. nii et ma arvan, et see, et inimesed nagu nägid, et miskit on minus muutunud, ma tundsin, et minu soov on seda edasi anda ja noh, ainuke asi, loomulik käik ongi see, et teha siis ettevõtte kaudu. Mhm. aga Kai, kas sa mäletad ka seda hetke siis või seda nagu teadmist või mõistmist, et jah, see ongi nüüd minu tee? Ma arvan küll, sest et tavaliselt see ju tuleb nagu hästi loomulikul viisil ja huvitav on see, et tihti need õiged asjad tegelikult ilmutavad ennast nagu, ma ütlen nagu, mulle meeldib öelda nagu siin taga kuklas selliselt kuidagi hästi ettevaatlikult või vaikselt nagu, et mul tekkis juba nagu varem ka mõte, et aga äkki ma ka võiks edastada, ah stopp, stopp, stopp. järgmine nädal jälle, et aga äkki ma ka võiks Bobi õpetusi edastada, need on nagu sellised mingid pisikesed mõttevälgatused, mida me nagu kohe noh, ära lükkame, aga selles mõttes ta oligi nagu nii loomulik äratundmine, et ma avastasin, et ma olen nagu terve elu mingi juht olnud, aeroobikatreener, sa juhid seal neid ees, kruiisijuht laevas olnud on ju, et lastele oled juht kodus, et see oli nagu minu jaoks hästi selline loomulik tee ja noh, kuidagi mingit pingutust seal nagu ei olnud, et võib-olla see ongi nagu see koht, et see noh, see ongi see järgmine samm on ju, mida ma teen.
aga võib-olla see läheb natukene tagasi veel rohkem. See nüüd mõte, et sageli tegelikult algab ettevõtlus soovist midagi muuta siis kas endas või maailmas, on ju. Et kas sinul oli ka midagi sellist, mis käivitas seda ettevõtlusteekonda üldse siis nagu alustama, nagu sa mainisid juba, et seal hakkas see päris juba ammu ennem pihta, erinevad need aeroobika treenerid, asjad ja. no ma arvan, et mul on alati olnud nagu soov kuidagi inimesi toetada, aidata, kuidagi nagu oma elufilosoofiat edasi anda, on ju, keegi ütleb näiteks, oo, et tekib siia mingi see küüreke, ma näitan, oo, siin on see harjutus, on ju, et lähen nagu nii põlema ja kirglik, et mulle nagu meeldib kuidagi suunata inimesi. Mulle meeldib ise ka suunamist saada, on ju, selles mõttes, et ei ole ainult niimoodi, et mina siin kõike tean, mitte seda, aga et kui kellelgi on küsimusi, nagu täna ma ka siin olen, ma hea meelega vastan, on ju, ja jagan oma kogemust, sest ka mina olen õppinud läbi teiste inimeste kogemuse. ja oota, kuidas see su küsimuse algus nüüd oligi, võtame selle koha, mis sa täpselt küsisid, mul oli seal et nagu mingi jama kadus ära. et kui tavaliselt on inimestel mingi soov nagu siis midagi muuta, kas enda elus Mhm. või maailmas. Ehk siis, no mul oli kaks asja, ma soovisin ise saada paremat elu, sest ma olin pidevalt, ma olen ju kolme poja ema ja hästi suur reisimise soov. vaatasin, et lapsed saaks kuskile välismaale laagrisse või kooli, et nad saaks inglise keelt, et nad näeksid maailma, et mis veel on ju võimalik on, et neil oleks rohkem nagu valida, et nad saaks selle südame järgi päriselt valida, et siis minu sissetulek saaks kasvada, see oli mul hästi suur soov, alati kui on mingid rahaprobleemid, on ju, et saaks neid lahendatud. Ja teine oli tegelikult täpselt see, mis ma rääkisin, nagu inimesi suunata, aidata. Ja kui nad tulidki minu juurde küsima, et Kai, aga mida sa teed, nagu mis see on ju, kas sa võtad nagu mingeid tablette või midagi, on see ei, et ma olen mõtteviisi muutnud. Ja loomulikult mul nagu kohe tekkis soov aidata. Ehk siis näiteks kui ma kunagi olen kõik oma kolm last õpetanud nagu öö läbi magama, siis mul juba naised kirjutasid ja uurisid, kuidas sa seda teed ja mismoodi sa teed ja ma juba siis nägin vaimusilmas, et ma olen nagu kuskil seminaril, räägin sellest ja siis mu suurim hirm oli, et siis keegi küsib saalist küsimuse ja ma ei oska vastata. Ja siis ma mäletan, ma leidsin sellele ka nagu lahenduse, et ma ei võtagi saalist küsimusi, kõigil on mingid paberid laua peal, nad kirjutavad küsimuse, siis kui on mingi lõunapaus, ma saan neid vaadata ja neile ette valmistada. Tänaseks ma olen seda tohutult edasi arendanud, noh, küsi ükskõik mida, et ma põhimõtteliselt leian vastuse suht kohe, onju. et selles mõttes ma juba siis nagu mõtlesin, et teeks seda, et mul olid nagu need visioonid ja põhimõtteliselt ma tegelikult ju teengi seda, teen siis kas seminariruumis või Zoomis on ju ja aitan inimesi ja vastan ja nii edasi nende küsimustele. lihtsalt ma ei teinud seda siis selliselt lastekasvatusliku koha pealt on ju, ehk siis vastus on, et soov aidata inimesi, luua mingit muutust ja just nagu seoses inimestega, et mitte ma ei lähe kuidagi ühiskonda või loodusesse või loomade juurde, et mul on just see inimestega nagu suhtlemine ja inimsuhted ja siis loomulikult, et minul oleks ka parem elu, sest et nüüd tagantjärgi ma saangi aru, et kui ma teen midagi ainult sellepärast, et nüüd sinul on hea või mu lastel on hea või mu koeral või kaaslasel, siis mul ei lähe asjad jooksma, seal peab alati olema mingi minu asi, et miks mina ka seda teen, mida mina sellest nagu saan. võib-olla nii väga, mitte et ma nüüd pean füüsiliselt saama, aga et selle taga oleks minu kirg, sest ma ei viitsi seda muidu teha, see ei ole minu jaoks nagu huvitav. nagu noh, seesama siia baalile tulek, kui poiss ütles, tahaksin kooliteed jätkata, ma ütlesin davai, teeme ära, aga ma ei leidnud seda enda nüanssi seal alguses ja mul ei tulnud mingeid vahendeid selleks, et siia tulla. Ja kui ma sain aru, et tegelikult mina tahan ka siia tagasi tulla, sest ma saan siis seda on ju enda jaoks, siis läksid nagu asjad voolama. nii et ma arvan, et hästi oluline on, kellel on suur soov anda inimestele, siis et ennast ei tohi ära unustada, see võib olla ka põhjus, miks ei lähe mingid asjad nagu voolama, on ju. Väga head mõtted. aga Kai, mis on olnud sellel teekonnal sinu suurim kasvukoht või üllatus? Selline, võib-olla need ongi mõnesti üks ja sama, et see kasvukoht ongi see, et saada aru, et mingid asjad, mis on teised jagavad oma mõtteid, nagu ma ütlesin ka, et teiste kogemuste kaudu olen ka mina palju õppinud, siis midagi, mis teistel toimib, ei pruugi tegelikult minul toimida või õpetatakse, näed, tee nii, selline strateegia, müü nii või nii või nii, onju. et sa avastad järsku, et issand, et aga kui see ei resoneeru minuga, ma nagu ei usu seda,
siis ma ei saa seda kasutada. Ja see kasvu, noh, see oli niisugune natukene üllatus, sest ma mõtlesin, et ah, kõik on nagu by the book, nagu mingi manuaal on ees ja läks ja teeme selle ettevõtluse ära, onju. aga see ei ole niimoodi, sest ma olen hoopis teistsugune inimene ja võib-olla, ja see kasvukoht ongi ju see, et ähm, minu ettevõte on täpselt nii hea, kui olen tegelikult mina. vaadake neid, kes koolitavad juhte, et juht ise peab saama endast aru, teistest aru, siis on see kogu meeskond hea. ja tegelikult enda ettevõtluses on ju täpselt sama. ehk siis see kasvukoht ongi see, et kui mina soovin jõuda teatud inimesteni, näiteks küsidagi 10 000 eurot kuus, siis mina pean kasvama kõigepealt selliseks naiseks või võtame minu töökoha pealt siis juhendajaks, et mul on midagi anda, et minu juurde tulevad need inimesed, kes seda saavad maksta, mitte see algaja ettevõte, kes alles alustab, siis tema ei maksa seda raha. aga see, kellel on see raha näiteks võtta, et tema näeks minus midagi, et mul on see kogemus, see eneseusk, ma olen ennast harinud, ma oskan seda edasi anda ja see ongi ainult tegelikult ju eneseareng. et noh, öeldakse ka ju tihti, et kui tahad nagu tõeliselt enesearengusse minna, siis tee enda ettevõte. et inimestel on väga keeruline iseennast müüa, iseennast näidata, sinna välja panna. nii lihtne on öelda, et müüa siin Katrinit, tal on hea teenus ja asi, või sind, Sandra, või ükskõik, kes te siin olete, et nii paljudel on lihtne, et ta seal koob salle või ta teeb vägevaid videosid, suuname igale poole, see affiliate või see vahendaja on hea olla. aga siis, kui me hakkame endast rääkima, siis on nagu silmad lähevad rulli pähe, higi jookseb ja ütled, ma ei tea, ma ei saa midagi öelda, onju. sest me oleme nii selles nagu ego kohas, me tohutult pelgame ennast näidata, sest me kardame, et me teeme midagi valesti, meid ei mõisteta ja noh, see ongi, on ju see eneseareng, see ongi see koht, et mida ma mitte kunagi tegelikult ei arvanud, et ettevõtlus toob. ma mõtlesin, seal on mingid pikad töötunnid, rügad kõvasti, et palju raha tuleks, aga tegelikult on see eneseareng ja lõpuks võib jõuda sinna, et ei peagi nii palju rügama, onju. ja just. aga Kai, kui sa vaatad oma tegemisi nüüd täna, siis mis on see osa sinu tööst, mis pakub sulle kõige rohkem rõõmu ja rahulolu? oo, see on nii armas küsimus näiteks see, mis ma täna teen, et ma tegelikult tulen, jagan oma kogemusi. siia lipsab kindlasti mingi õpetus ka sisse, see lihtsalt on niimoodi, onju. aga ja siis, et inimene saab juba, näiteks kas või üks inimene saab siit juba ühe hea mõtte, siis on mul nagu, oh, hästi veedetud tund aega. või kui ma võtan oma töökoha pealt, siis mõni klient tuleb ja ütleb, issand, Kai, see, mis sa nüüd ütlesid või see, mida sa jagasid, et tead, ma astusin ka selle sammu, et ma nagu suudan inimest motiveerida, inspireerida nii palju või talle näidata, et seda sammu ta suudab tegelikult teha. ta on selleks võimeline, sest mulle on antud anne, et ma näengi seda potentsiaali, et ma näen, kuhu ta tegelikult on ju saab minna ja kus ta nagu hoiab seda seina endal tee peal ees, tahaksid minna läbi, aga ise ta loob on ju selle nähtamatu seina siia. ja kui ma suudan nagu talle selle selgeks teha ja seda ei saa ju niimoodi otse öelda, mõndadele saab. aga et inimene siis saaks ise aru ja järsku nagu käib see klikk ära, et issand jaa, mul on see koht vaja teisiti teha, et see pakub mulle hästi suurt rõõmu. sest ma usun siiralt, et kui iga inimene teeb mingi arengu, mingi muutuse, siis meil ongi maailm parem paik, onju. ehk ma muudangi maailma selle, kui see üks inimene teeb midagi teisiti, siis tema maailm on ju muutunud. ja ma ei võta ennast nagu mingi suureks, et ma muudan siin universumi või seda maakera inimeste maailma, vaid ühe inimese maailma juba ühe väikese asjaga. ma arvan, et see valmistab mulle hästi-hästi suurt rõõmu, et selline edasijagamine, näha kliendi kogemust ja tõesti see edasijagamine, et kui ma saan nagu selle taipamise, näiteks nüüd pärast ma räägin teile sellest grupist ka, mis mul on, ma tegin sinna just ühe video täna sellise spontaanse ja juba sealt naised vastavad, issand Kai, aitäh, et jagad, see on mingi hästi uus asi, mida ma ise avastasin ja mulle nagu hästi meeldib seda nagu jagada, kui inimesed nagu võtavad selle vastu, on valinud nagu mind jälgida, siis see saab neid aidata, see on nagu sihuke minu kasv ka kohe, et mulle hästi meeldib seda näha. nii äge.
aga lähmegi siis edasi siit tänase selle põhiteema juurde ja nagu tegelikult juba natuke jutuks tuli, on ju, et ettevõtlust nähakse tihtipeale kui äri loomist, et mis ongi nagu midagi sellist, mis koosneb, on ju, toodetest või teenustest, klientidest ja müügist. aga sina oled palju rääkinud, et ettevõtlus on enesearengu teekond. Kuidas sina seda siis selles mõttes nagu mõtestad ja mida see sinu jaoks nagu tähendab? no ma natuke juba rääkisin sellest, onju, ma ise tundsin ka, et see küsimus veel tuleb. ehk siis, et see ongi see enda müük, enda väljapanemine, aga loomulikult sa tõid need kohad, et kas teenuse-toote müük, siis see reklaam, see hinnastamine, kõik, ehk siis see on nagu hästi suur analüüs, eks, ja see hakkab ju ajas tegelikult kasvama. ongi nii, et kunagi maksis mu 6-kuuline mentorlus on ju 4 000 eurot, tänaseks on ta põhimõtteliselt poole kallim. et selles mõttes see ongi ju see eneseareng, et ma saan enda seest selle kätte, et kuhu maani ma tegelikult tahan nagu välja jõuda, mis on nagu see, millega ma lepin, kus maani lähevad mu nagu standardid ja samas leida siis see tasakaal a la, et ma võin teha ju maailma kõige paremat hamburgerit, aga kui ma panen talle hinnaks 10 000, siis noh, kas see on ju mõistlik hind, kes seda on ju sööma tuleb, et alati leida see tasakaal seal. ja ma arvan, et selle ettevõtluse üks hästi suur osa ongi see tasakaalu leidmine, et me oleme iseenda tööandjad ja et see 24/7 ei kujune siis ainult ettevõtja eluks, eks. et seal, et ma saan siis, miks ma siis seda raha nüüd soovin, ma ütlesin teile ka alguses, et mul oli üks stiimul oligi see, et saada rahad jooksma, lastega reisida, käia ja noh, ise ka loomulikult sealjuures kõike seda nautida. aga kui ma nüüd teen 24/7 tööd, siis millal ma lähen lastega suvel Hiiumaale, millal ma tulen siia baalile, millal ma lähen baali ilusat koske vaatama või ookeani äärde puhkama. ja see ongi see koht, et nendest uskumustest siis läbi minna, mis meie pagasis kõik on, mida me oleme lapsena hakanud arvama ettevõtlusest või sellest, et ma kellelegi müüki teen, äkki ma määrin midagi pähe või seda, et ma liiga palju raha küsin, onju. et need strateegiad, ma arvan, on hästi-hästi olulised, neid on nagu ju hea teada, sest kõik see on psühholoogia. aga ma olen ise vahel selle vastu võidelnud ka, ma ei taha teha mingi early bird, mingi early bird. mul on lihtsalt, näe, siin on kursus, kui sa resoneerud ja soovid, hind on selline, tule. ja mul on isegi see koht, et see hind ei olegi üldse tähtis. tähtis on see, et kas mina sobin sinule, kas sina teed seda kaasa ja kas sa saad sealt seda, mida sa soovid, mitte nii, et ma võtan kõige odavama ai kursuse, aga tegelikult sulle ei meeldi see õpetaja, tegelikult tuleb välja, et seal ei olegi õpetajat, kõik on ai tehtud, on mingi asi, onju. et tunnetaja vaata, sest et kui me paneme liiga palju rõhku nagu rahale, siis me tõmbamegi ligi ka inimesi, kes nagu kogu aeg paneb rõhku rahale ja ainult tahab valida seda odavamat, onju. et siis strateegia hästi oluline, aga mulle meeldib nagu tegelikult öeldakse, et 95% on tegelikult mindset ehk mõtteviis ja 5% ainult strateegia. a la kui sa annad välja raamatu, siis tegelikult raamatu enda kirjutamine on ainult 5% raamatu väljaandmise protsessist. et kuidas ta pärast üldse valmis saab, kuidas teda müüma hakata. kui sa jah tahad kirjutada lihtsalt suguvõsale 10 eksemplari nagu täiega okei okay, aga see, et sa kirjutad raamatu, et see jõuaks inimesteni, siis pärast tegelikult läheb töö lahti ja ma arvan, et ettevõtluses on sama, et see on lihtne ära registreerida, paned oma südameasja, seal oled fotograaf, hakkad seda tegema, aga kuidas siis jõuda inimesteni ja seda annet nagu edasi anda. ja see ongi tegelikult ju see enda arendamine, et nendest uskumustest läbi minna, nendest nähtamatutest seintest, no nendest hirmudest on ju, miks me siin täna räägime. Mhm. Ehk nagu sa mainisid, on ju, et tegelikult see ettevõtja edu sõltub hästi palju tema sellest sisemisest seisundist, mõttemustrid ja uskumused ja hirmud, on ju. et sa oled ilmselt oma töös näinud, kuidas see sisemine tasakaal või selle puudumine peegeldab, on ju, otseselt seda tulemust. Mhm. ja Peegeldab mõnusalt, et sest see, mida me usume, seda me ju enda elus siis näeme. no ma toon näiteid, mul on tegelikult neid näiteid nii palju.
aga üks selline asi, mida ma ikka jälle räägin, et ükskord juulikuus siis otsustasin teha kursuse juuli lõpus seal 5 päeva, kuidas eesmärke täita. mul oli üks uus turundaja just tulnud tiimi ja ütleb, et noh, Kai, kes see juulis tuleb ja kõik tahavad puhata ja ma ütlesin jaa, et sul on kindlasti õigus, et kui mina mõtlen inimestest, kes tahavad juulis puhata ja ei taha tulla minu kursusele, siis minu reklaamid, minu postitused, minu sõnumid jõuavad inimesteni, kes seda arvavad, sest et see on minu teadvuse, minu väljas, võib ka öelda, onju. Ja need, kes, aga kui ma hakkan mõtlema nendest, kes just suvel, kui neil on puhkus, lõpuks neil on aega tegeleda iseendaga ja nad suudavad võtta selle 1 tund iga päev 5 päeva järjest, et iseendaga tegeleda, onju, see ei ole ju mingi töö, see on iseendaga tegelemine, et oleks parem elu, siis ma hakkan nägema neid inimesi. No teate küll, soovid osta Mercedest ja järsku näed täpselt sedasama autot igal pool, mõtled, issand, ma ei teadnudki, et neid Eestis nii palju on, sest et need peegelneuronid hakkavad tööle. Samamoodi, mis on ettevõtja kitsaskoht, et aga millal ma siis puhkan, käin palgatööl 2 nädalat puhkust, jess on ju, ja raha jookseb. aga kuidas siis ettevõtlusega, see on ka üks asi, mida ma otsustasin, et kui mina puhkan, sõidangi lastega suvel Hiiumaale 9 nädalaks, siis minu ettevõte kasvab. Ja see on iga kord niimoodi läinud, keegi kirjutab mulle, Kai, soovin tulla su mentorlusse. keegi, ma ei tea, ostab mu kodulehelt mingeid asju, et see ongi see mõtteviisi osa tegelikult seal. ehk siis esimene asi, ma arvan, et üldse tuleb neid asju kaardistada, eks kõigepealt, kui näed, et mingi asi hästi ei lähe, siis kaardistada ja kaardistada saab niimoodi, et sa astud tegelikult selle sammu. mitte nii, et sa jääd nüüd mõtlema ja analüüsima, vaid tee ära see ettevõte, tule avalikuks, tule sinna välja selle info ja kõigega ja siis sa hakkad nagu nägema, et mis sinu sees toimub ja siis kui sa oskad ise näha, mis su sees toimub, mida sa võib-olla tunned, mis mõtted sul tekivad, pane need kirja, too need kõik nähtavale, eks. ja kui sa ei oska seda ise teha, näed, Katrin ütleb ka siin, et ta käis on ju mu suvises tirris, siis sul ongi juhendaja, sul on see mentor, see coach, kes aitab sul näha, mis need sinu seest välja tulevad ja siis saab juba neid hakata muutma. ja siis läbi selle, kui mina kasvan, siis tegelikult kasvab mu ettevõte, ehk siis kui alguses ma kahtlesin endas, kas ma olen piisavalt hea mentor, äkki mu teenus on liiga kallis, siis mulle tulid inimesed kõnesse, ma pakkusin hästi palju üks-ühele kõnesid, kes ütlesid, jaa, see on nagu okei, aga no ma ootan natuke, et sa saad rohkem kogemust. ehk minu alateadvus oli minu ees, mis ütles mulle seda, et mul pole piisavalt kogemust või mõni ütles, jaa, täitsa äge, aga tead, mul üldse pole raha, on ju selle jaoks. ehk siis minu hirmutajad nähtavale, see ongi see, kuidas me nagu elame peeglite maailmas, et kui sa midagi kardad ja pabistad, siis tulebki sulle see klient, kes seda sulle näitab ja ei ole vaja olla kliendi peale pahane, vaid hoopis vaimustuda. Sellised asjad, pidevalt tuleb keegi, kes ütleb, et tal pole raha, tal pole raha. kui kaua ma siis veel arvan seda, et mu teenus on äkki kallis, on ju, et inimestel ei ole raha. ja kui mina seda endas ära muudan, siis ma vaatan, ei tule enam selliseid inimesi, kes on minu teenusest huvitatud. tulevad teistsugused inimesed. et täna on mul, algas eelmine esmaspäev kursus naistele, kus on kõik need 12 naist on juba täiesti edasi jõudnud. Nad teevad, astuvad oma samme, nad teavad, mida nad tahavad. jah, meil alati on mingid kohad, kust me saame edasi minna. mina samamoodi saaks mentoriga minna edasi kuskilt ja lähen ka praegu onju. et selles mõttes ma näen, et minu kliendid on hoopis nüüd teistsugused, sest ma olen ise arvamust endast ära muutnud, kellena ma ennast tunnen ettevõtjana, mida ma endast arvan ettevõtjana ja kellena ma ennast näen ettevõtjana. ja noh, eks see tunne mõnes mõttes on seal isegi põhilisem, aga see tunne jälle ei tule mingist muust asjast kui sellest, mis ma arvan ja kellena ma näen ennast. et kui ma täna tuleks siia ja räägiks, nojah, ma ei tea, ma siin nagu noh, jah, mul täitsa okei on ettevõte, noh niimoodi, et ega ei taha ka väga, et te mind näete siin onju, et noh, vahel mul ikka mõned inimesed on kõnes niimoodi siin sedasi onju, et see mu kehakeel juba ju näitab onju seda, et ja kui alguses isegi ka mina ja ükskõik kus maal te ettevõtlusega olete, aga tahad järgmisele tasemele minna, siis tulebki korraks see mask ette panna.
tee see meik, pane need riided, ole nagu selline nagu see tuleviku mina, kellel tegelikult juba läheb rahaliselt hästi, kellel juba läheb klientidega hästi. sa saad seda seisundit endale nüüd ja praegu luua, sest me toimetame sagedustel, mõni tahab kasutada ka sõna ajajoon, mida ma olen viimasel ajal kuulnud. ja kui sina oled siin ja sul on see, et mul on 100 eurot käive, ma täpselt ei tea, kas ma ikka teen hästi, kardan siin, aga see, mis sa tahad, 10 000 eurot käive, 100 000 eurot käive ühes kuus ja oled enesekindel, siis need ei saa kuidagi kokku saada, sina pead siia minema, eks. ehk siis mägi ei tule sinu juurde, sina pead minema mäe juurde ja kasvama naisena sinna ettevõtlusesse, uskuma endasse, oma tootesse. et ja küsi nende hirmude kohta kuidagi täpsemalt veel. sul olid sul ja, küsimused? ja, ja mul on küll küsimusi selle kohta tegelikult, et sa võiks natuke rääkida ka sellest, et mis on sinu kogemusel need levinumad hirmud, mis naistel on seoses siis selle ettevõtlusega, ettevõtluse alustamisega? Et mis on need tugevamad suuremad hirmud, jah? Mhm. Ma arvan, et sellised kaks asja. Ähm, üks on ikkagi see, et mis siis, kui ei õnnestu, et hästi palju ju räägitakse nendest läbikukkumistest, pekki minemistest. Et äkki siis kaotan ma seda suure summa raha, siis olen kuidagi naeruvääristatud, et ikka selline hästi isiklik hirm on selleks, et äkki ebaõnnestune. teine ikkagi on see, et ei oska teha neid asju, noh, mõnes mõttes on nad nagu samamoodi, aga arvatakse, et peab midagi rohkem teadma või oskama ennem kui saab ettevõtjaks hakata. Aga las ma toon sellise näite, mulle väga meeldib see näide, kui sa õpid esimest korda autoga sõitma, ma arvan, enamus on siin autojuhid. kui sa ei ole autojuht, võta näiteks rattaga sõitma õppimine või mingi, mis iganes asjaga sõitma õppimine ja sa õpid seda teooriat ja sa õpid 2 aastat, kuidas panna käik sisse, kuidas võtta sidur lahti, vajutada gaasi. sa õpid, sest et sa ei istu autorooli, ma pean täpselt aru saama, mul peab kõik olema teoorias selge ja siis sa istud 2 aasta pärast sinna autorooli, sul sureb ikka auto välja, sest see on su esimene kogemus. ja kui halvasti sa siis tunned ennast, pekki 2 aastat õppisin ja ikka sureb auto välja. nüüd versus see, kes täna loeb, kuidas see asi käib ja istub kohe autorooli ja auto sureb välja, mõtleb, oh jumal suva, sest et ma alles õpin. ehk siis mida kiiremini lähed on ju tegevusse, seda kiiremini sa teed need vead ära, sest me niikuinii teeme vigu. mul kliendid harjutasid meie mentorluse grupis video tegemist. ühe naise esimene video oli nii, et mina ei tea, kus ta vajutas, aga me nägime ainult ta tuba, mitte teda. ja ta tegi meile video. teine video oli, ta oli kuidagi uppis seal, sest ta tegi midagi telefoniga valesti. keegi ei andnud mingit hinnangut, jah, ta harjutas ka seal grupis, aga enamus vaatasid, vau, kui julgelt ta hakkas tegema ja ta teeb, lihtsalt võtab telefoni, läheb laivi, teeb, onju. ehk siis meil on vaja aru saada, et me oleme harjumuslikult käituvad ja kui meil miskit ei lähe alguses, siis tuleb anda endale võimalus ja harjutada. mitte nii, et ma inglise keelt justkui saan aru, aga kui ma ei harjuta, siis ma ei saa ju seda rääkida, nagu see autoga sõitma õppimise näide on ju. ehk siis julgus teha neid vigu ja saada aru, et need ei ole tegelikult vead, need on sinu mõtetes vead, see hirm on lihtsalt siia loodud, see on see nähtamatu sein on ju. Need on tegelikult me õpimegi läbi selle. kui mina tegin kunagi inglise keele kontrolltöö ja ma ei mäleta, mis on kasutama inglise keeles, use, kirjutatakse use, onju. ma ei mäleta seda sõna ja ma sain 4 ja ma olin nagu nii pettunud, 10 sõnast üks vale, kohe said 4 onju. ja mul on see eluaeg meeles, mul ei lähe kunagi see meelest ära. aga mingeid asju, mida me teame, me võtamegi iseenesestmõistetavalt onju, nii et jumala hea on natukene kuskil eksida, midagi valesti teha. me ise anname tähenduse, et me eksime, teeme valesti, tegelikult me õpime ja areneme. Lapsena kukud maha, kui sa õpid kõndima. ei saakski teistmoodi. ma ei näe, ole ühtegi inimest näinud, kes ei ole kõndima hakanud ja roomab, onju. ehk siis tuleb julgeda otsa vaadata, mida ma nüüd siin pelgan ja saada aru, et see on enda loodud hirm ja seda enesekindlust hakata kasvatama läbi, üks asi on endale ütelda, et ma olen enesekindel, aga ütelda, milles sa oled siis nagu hea. fotograafina ma olen väga hea fotograaf, mina ütlen juhendajana, ma olen esmaklassiline juhendaja, et sa hakkaks nägema seda oma unikaalsust. ja see on sisemine töö.
ja niikaua, kui sa iseendasse ei usu, niikaua väline muudkui peegeldab sinu ebakindlust, eks. ja sinna ongi hea võtta appi, kas teha kellegagi koos pakkuda kellelegi, kes juba on teinud seda, mis sa tahad teha, näiteks kuidagi tuge, sest siis sa õpid temalt või jah, tehagi kellegagi koos, nagu näiteks see grupp teil siin on ju, et haarake kellelgi sabast kinni ja kuule, toetame teineteist, aga mitte siis jääda ootama, et sind toetatakse, vaid sina astu neid samme, et äh, või mingi mõte veel sellega seoses, et teine ei hakka sind järgi lohistama, vaid sa teed endale selle kindla kava ja sa hoiad sellest kinni. ka naised, meie ei tohi ennast sinna naiselikku mingisse la-la-lasse ära on ju kaotada, et ka meie peame olema distsiplineeritud, sest et kui meil ei ole süsteemi, ei ole meil konkreetsust, siis ei saa meie ettevõte kasvada. Vaatame Eestis mõned, kes on hästi naiselikud ettevõtjad, kes on oma brändid loonud. kuidas nad seda teevad? Neil on väga kindel distsipliin, millest nad tegelikult on ju kinni hoiavad. ja siin on see koht, et me tihti naistena arvame, et ma tahan ju voolata, ma tahan ju tunnetada, mis ma hommikul teen, aga äh, sina ise lood selle distsipliini, loo siis selline, mis on sinu südame järgi. sa tead, et sa tahad tegelikult hommikuti vaadata aknast välja, juua kakaod, mitte võimelda. tee siis seda, võimle hiljem, sest me arvame, et me peame tegema kellegi teise järgi, nagu koolis meile öeldi, et teeme nüüd kõik ühtemoodi, aga sina ise valid selle. lihtsalt vaata, mis on sinu hüvanguks ja vali see ja hoia sellest kinni ja ole nagu järjepidev, et tee siis on ju seda mõtlen, kas ma selle nende hirmude kohta võiks midagi veel, ma lasen sul võib-olla küsida veel, et siis vaatame, kas midagi tuleb mul veel sealt hirmudest välja jaa, minema. oota, mul on Katrinil selline oli ka siin küsimus, on ju? mm,, või jaa võtame selle pärast või? ähm, ja Katrin küsib, et Kai, mida sa soovitad neile, kes pikalt ainult ette valmistavad ja muudkui tunnevad, et ei ole valmis? et räägin siin ka ettevõtlusest. õige. tahetakse tegeleda palgatööga, ei ole rahul, palgatööga ei ole rahul, aga ei lähe tegevusse muudkui, aga õpivad ja valmistuvad ette, Mhm. aga ei tegutse siis, on ju. ja et tore oleks on ju kuulda, mis Katrin sellest räägib, ma ei tea, kas siin on ette nähtud, et ta räägib või pean mina enda rääkima või? aga noh, üks minu asi ongi see, et võta kirjutusvahend, mul on ikka see kirjutusvahend alati siin näidata ka, mina kutsun seda võlukepikeseks, on ju, ja pane kirja, kuidas sa soovid elada ja siis vaata ausalt, kas see, et sa käid palgatööl, võib-olla teed sealt kõrvalt kuidagi võib-olla kuidagi nagu tegeled selle ettevõtlusega ka natukene, aga vaata näiteks 3 aasta pärast, kuidas sa soovid elada, et mis on see, mida sa soovid enda ellu ja kas see, mida sa praegu teed, viib sind sinna, see on nagu see küsimus. ja see klikk peab lihtsalt seest ära käima, et oota, kui kaua ma edasi lükkan, sest et ega paremaks midagi ei lähe, mida vanemaks me saame, seda rohkem me hakkame tegelikult kartma. lihtsalt nii see ongi, onju. et võta kellelgi sabast kinni ja lihtsalt hakka tegema, ei ole vaja oodata, et tervis ütleb üles, see on minu arust juba täielik äärmus ja kui paljudel tegelikult see juhtub, et tervis juba annab märku, sest me oleme loodud arenema. vaadake, kui palju me lapsena arenema, teismelisena areneme, aga siis see kool nagu sunnib meid tegema midagi, mida me ei taha teha ja siis me arvame, ma lõpetan kooli ära, seal lapsed, nüüd on elu paigas. aga siis alles tegelikult õige areng hakkab, siis hakkab see õppimine ehk siis, mis siis, kui see mõtteviis ongi see, et ma teen asju ära, mitte lihtsalt ei õpi ja ei oota, millal on õige aeg, vaid ma teen. ehk siis siin ongi nagu vaja saada jälile sellele, et mis see uskumus seal taga on, miks sa ei lähe tegevusse, mida sa kardad, kas et sind visatakse kuskilt grupist välja, naeruvääristatakse. ma just tegin tegelikult ühe reelsi ka sinna Instasse ja Face'i, kus ma täpselt neid asju muide kirjutasin täna, et mis see kartus seal on ja siis seal tuleb hakata teistsugust lugu endale rääkima. see lihtsalt ongi üks lugu, mida sa räägid tegelikult endale ja kui sa selle nagu kirja paned, seesama võlukepikesega üles kirjutad, siis sa saad ta endast eraldada, sest sina ei ole see hirm, sina ei ole need mõtted ja need tunded, need on sul, see on programm, mis on sul luubis, mis ringirattas sa käid ja sa pidevalt lood seda tunnet endale, sest see on sulle tuttavlik. nüüd, kui sa ta kirja paned, siis sa saad seda kõrvalt vaadata. no kujuta ette, et tuleb mingi Rein, kes annab sulle lugeda midagi ja siis sa hakkad nägema, issand, ta käib seal kogu aeg ringi ratast.
miks ta, no sealt oleks saanud selle sammu astuda, teha teisiti, onju. ja kui sa enda loo kirja paned, siis sa saad seda lugeda ja sa saad vaadata kõrvalt seda, sest kui me ei samastu sellega, siis meil on lihtsam muutust teha. sest et tegelikult me oleme võimelised, on ükskõik milleks, aga kui me arvame, et see nüüd olen mina, kes siis saab pihta, kui ma valesti teen, siis me ei astu seda sammu. aga kui ma saan aru, et see on lihtsalt üks mu kogemus, mida ma siin teen, siis meil on lihtsam seda teha, see usaldus tuleb ka. et kui palju on inimesel usaldust elu vastu, et sa astud selle sammu ja see, mis sina otsid, et teate seda lauset, see otsib sind, onju. sest et võime öelda ka teaduslikult, kui sa annad ajule korralduse midagi teha, siis ta hakkab nägema ja leidma viise, kuidas seda teha. sa soovid osta seda Mercedest, järsku sa ootad, kuram, terve linn on Mersusi täis, onju, mis toimub, ma pole elu sees Viljandis nii palju neid autosid näinud, onju. ja täpselt sama on sinu sooviga. kui sa otsustad, ma tulen töölt ära 2 kuu pärast ja sa võtad selle 2 kuu, pingutad rohkem, sest sa käid palgatööl, sest sa tegeled ettevõtlusega ja sa tead, et kui sa tuled ära palgatöölt, siis seesama aeg, mis sa tegid palgatöö jaoks, kus läks su energia ja sa paned selle oma ettevõtlusesse, siis see ju peab õnnestuma. aga mida me teeme, me tuleme palgatöölt ära ja arvame, et nüüd ma võin minna spaasse, nüüd ma võin minna trenni keset päeva. jah, sa võid, aga töö on vaja ikka ära teha. ehk üks klient ja see oli meesterahvas, kes ütles mulle hästi kihvtilt, et issand, Kai, ma avastasin, et seesama aeg, mis ma 8 tundi tööl istun, saan ma kodus teha nüüd oma ettevõtlust ja sa saad kordades rohkem raha, kui sa teed seda sellesama ajaga alguses. ehk siis, kui juba su tähelepanu on võetud ära palgatöölt enda asjadele, siis see, kuhu läheb su tähelepanu, see ju kasvab, sinna läheb su energia ja seda on vaja hakata usaldama. ja sellepärast tuleme tagasi sinna enesearengu juurde, sul ongi endast vaja aru saada, et see asi niimoodi toimib. midagi ei kao ega ei teki, kõik muundub ühest ainest, ühest olekust teise. võta ära oma energia asjalt, mis sulle ei meeldi. sina läbi oma kujutlusvõime lood, mis sellest energiast saab. võta ära sealt palgatöölt ja pane ta sinna ja otsusta, kuidas su ettevõttel läheb, pane see kirja ja hakka neid samme astuma. kuidas Katrin tegi seda, et 3 aastat tagasi kartis kaamerat, nüüd koolitab, istub siin nagu ponks siin mul kaamera ees on ja oi, neid näiteid on mul nii palju, neid näiteid on nii palju, kes on julgenud seda tegema hakata, sest see on lihtsalt meie peas üks hirm, see tuleb panna kirja, tuua välja see hirm. kui vaja, siis väriseda, leida praktikad, jooga, hingamine, tantsimine, et maandada ennast, oma närvisüsteemi, võtta inimene appi, saada tuge ja lihtsalt teha, onju. et see on lihtsalt üks jama lugu, mis me endale räägime. ma korra selle loo kohta ütlen veel, et kõik, mis tekitab negatiivset tunnet, nagu see hirm, kahtlemine, siis see ei ole tõsi. kui sa tunned armastust, sa tunned rõõmu, sa tunned helgust, kergust, siis see on õige asi. ehk siis, kui sul juba tekib mingi hirm või jama, siis nagu pane ta kirja, vaata, oot-oot, mul pole tegelikult seda vaja. see ei ole minu, onju. jah, võime minna nagu sügavamale ka, et lähed teraapiasse, ta aitab teada saada, kust see tuleb ja mis see tuleb. aga samal ajal sa võiks siis edasi areneda ikka onju selle ettevõtlusega. et juba minna edasi. Mhm. Ma küsiksin ühe küsimuse nende hirmude kohta veel, et kuidas nende hirmudega selles mõttes ikkagi on, et kas nad üldse kaovad kunagi täielikult ära või tegelikult lihtsalt muutub meie suhe sellesse? see on üks väga hea küsimus. see oleneb nüüd. näiteks kui ma toon sellise asja nagu kõrgusekartus, siis ma olen teinud 2 langevarjuhüpet, tandemhüpet ja ma mäletan, kui ma esimest tegin ja filmisin selle ja lastele näitasin, nad ütlesid, et nad ei usuks, kui mul poleks videot ette näidata, et ma teen hüpet, sest ma nii väga kartsin kõrgust. siis ma sain aru, et ma ei karda mitte kõrgust, vaid ma kardan alla kukkuda. mulle meeldib kõrgest, mulle meeldib vaade, aga see ei tähenda, et see hirm oleks täielikult minust lahtunud. et ma ikkagi olen kuidagi ettevaatlik, kui ma kõrgemale lähen, ma ikkagi tunnen seda enda sees ja ma arvan, et noh, miks ma füüsiliselt neid asju teen, sest et siis mul on lihtsam sellest mentaalsest plokist ja hirmust on ju läbi minna. et on võimalik, et see hirm sinna nagu jääb, aga mingil hetkel, kui sa palju harjutad, kuidas sellest läbi minna, siis sa seda enam ei märka. näiteks kui sul on hirm olla kaamera ees ja siis sa hakkad kellegiga üks-ühele kaamera ees rääkima, siis enam ei karda, siis järsku on seal 10 inimest, siis sul jälle kehal tuleb jälle meelde see hirm.
aga sa saad juba kiiremini sellest läbi ja võib-olla ükskord on sul 2000 inimest ja sul piisab ainult ühest murdosa sekundist, et sa lähed sellest hirmust läbi, onju. sest hirm on midagi, mis talletub meie kehasse, mis on mingi mälestusega enamjaolt seotud ja jah, hirm väheneb tegelikult praktika käigus ja minul on selline lause, et kardan, aga teen ikka. Ehk ma saan sellega tuttavaks. See ongi, me võime seda ka ühte osa sellest nimetada ka meie varjuküljeks meie sees. Et muidugi see varjutöö, varjukülg, see on veel natuke teine teema, aga hirmu võib ka sinna liigitada, et see on midagi, mida me ei taha näha. ja kes siin kuulab ja mõtleb, et mis temal on nagu ettevõtluses, mida ta näha ei taha või mida ta, ah, see pole minu jaoks, siis tuleks sinna just vaadata, sest sealt tegelikult tulebki see kasv, sest vahel on mingi asi meile hirm ja kui me seda teeme, siis me saame aru, et tegelikult me ei karda seal midagi, meil oli lihtsalt ebamugav, sest me mõtlesime, aga mis teised arvavad, äkki ma olen pärast naeruvääristatud, äkki ma pärast nagu äh, vean kedagi võib-olla alt või mul ebaõnnestub mingi asi. Et see on nagu see koht, et siis see hirm küll kaob, sest sa näed, et tegelikult seda ei saa nagu juhtuda. Et noh, selles mõttes, et mis teised arvavad, sa ei saagi kord enam minna, sest muidu noh, ei saagi elada, see jälle see enesearengu koht, et sellest läbi minna. Aga kuidas noh, vaata hirm on kahesuguseid, ühed on reaalsed hirmud, et kui ma lähen siin baalil ikkagi pimedas kuskil džunglisse, siis reaalselt ma võin näiteks, ma ei tea, seal kuidagi surma saada, sest ma saan mingi mürgi, maaammustuse onju. aga see, kui ma olen oma kodus korra pimedas toas, istun tund aega, et iseendaga olla, siis noh, seal ei ole reaalset ohtu. et sellel nagu tuleb ka vahet teha ja saada nagu aru, noh, kõige parem muidugi minna tagasi, kust see hirm tuli, aga minu arvates kõige parem on see, et mine sellest hirmust läbi ja siis sa saad teada, kust see tuli. siis meil elu tegelikult näitab, et me ei raiska aega selle peale, et ma istun nüüd seal teraapiatoolis mingi 2 kuud järjest, et saada teada, miks ma ikka kardan, selle asemel, et ma astun selle sammu ja siis ma saan teada. nii et ma arvan, et on nagu selliseid hirme, mis mõnes mõttes jäävad meile, aga kui me saame nendega tuttavaks ja ma saan aru, ahaa, iga kord mul uut asja tehes tekib just see hirm, et ma siis kardan läbi kukkuda või siis ma kardan, mis teised arvavad, siis ma juba eos oskan sellega midagi ette võtta. ja mingi asi on jälle see, mis nagu kaob ära, näiteks noh, mul ei ole mitte mingit hirmu kuidagi siin kaamera ees olla, kuigi kunagi oli nagu ka, et kuidas ma siin ikka tundun ja olen, et noh, see nagu lahtub ära, et kogemus aitab, et tuleb minna tegevusse, lihtsalt ei pääse sellest, et kogu aeg ainult lahti kirjutada, ainult nagu mõelda, et ma enam ei karda. et on oluline astuda see samm ära. Mhm. aga Kai, jaga ka natukene seda, kuidas sa ise oma energiat ja inspiratsiooni taastad, kui tunned, et oled endast palju välja andnud, mis sind kõige paremini maandab ja tõstab? no mul on palju erinevaid asju, aga ma arvan, et ma ei lähegi enam sellisesse kohta, et ma olen nii palju endast välja andnud. või et jah, et näiteks räägin kuskil palju järjest ja siis olen nii läbi ja 2 päeva ei tõuse voodist. iga päev hommikuti tänulikkus, trennid, vaatan, mida ma söön, jalutan piisavalt. näiteks ei pane ühte päeva, oletame, on sellised Zoom'id on, üks oli mul eelmine neljapäev, nüüd on praegu, et ma ei pane järjest päeva täis. kui on rohkem tööd, siis ma tean, et millalgi tuleb teha see vaba päev. mäletan kunagi, kui ma vahel tegin laupäeviti ka mingit kas webinari või saingi päriselt klientidega kokku füüsiliselt, siis tunne oli nii hea selleks ette valmistades, mõtlesin, oh, siis teen esmaspäeval selle asja ära, teisipäeval selle asja, tegin mingid kokkulepped. aga laupäev oli siis tööpäev, mul ei olnud on ju puhkepäeva ja esmaspäeval tunne, et siis ma ei jaksa teha asju. et pühapäeval küll nagu justkui puhkasin, aga tahaks veel puhata ja siis ma hakkasin nagu muutma, inimestele kirjutama, kuulge, et ma ikka ei saa saada kokku ta-ta-ta. ja see oli nii halb tunne, et ma ütlen inimestele ära, onju. Ja siis ma sain aru, oota, aga ma saan juba eos ju saada aru, et kui ma teen laupäeval tööd, siis ma esmaspäeva ei pane ühtegi kohtumist. kui ma tunnen, et ma saan mingit tööd teha, siis ma teen, aga nõndanimetatud sisetööpäev on ju. et, et osata enda energiat nagu jagada ja mida ma viimasel ajal olen õppinud, et tuua enda energia endasse tagasi, ma mediteerin iga päev, ma kutsun enda energiat endasse tagasi, sest mul on seda palju ja ma käin ja jagan, aga ma sain aru, et see on nagu ma ei austa siis ennast, kui ma nüüd käin ringi ja seda jagan laiali ja
mis juhtub tihti mentorite ja coach idega või kes inimestega töötavad, et oh, ma pean oma energiat andma. ei, ma ei pea. ma näitan teile, kuidas teie saate oma energiat kasutada. ma saan suunata seda universaalset energiat. ma ei anna endast midagi ära, mul ei ole nii, et ma siit pärast lähen ja pean mingi taastuma tund aega või isegi mitte 10 minutit ei pea. võib-olla ma võtan hetke siin toas, et ma nagu praegu olen on ju juhendaja rollis, et kui ma kuulen, mul laps seal teeb õhtusööki ja sööb, et ma võtan võib-olla korra hetke, kas käin tualetis, joon vett vaikselt ja siis ma lähen on ju sinna, aga ma ei pea sellest kuidagi suurelt taastuma, sest ma olen loonud mingi elurütmi, mis mind on ju toetab. ja minu arvates üks olulisemaid asju on, kui on selline, ütleme näiteks pingelisem aeg, võib-olla mingi kursus on välja tulemas, rohkem teed müüki või mingi näitus tulemas, pead midagi ette valmistama rohkem, et just siis tuleb seda rütmi hoida, et mis sul on, kas trenn, tänulikkus, mediteerimine, noh, mis kellelgi on. et tihti sellisel perioodil me tahame need asjad ju ära jätta. et mul on nii kiire, mul on nii palju teha. seda ma kogesin juba kunagi veel palgatööl olles, kui ma korraldasin hästi suurt festivali ja noh, see oli rahvusvaheline festival ja seal ei lõpetki tegelikult need emailid kunagi. ja ma pidin käima lõunal tegema 2 korda nädalas trenni ja iga kord ma mõtlesin, et ma helistan selle treenerile ja ütlen, ma ei lähe. ma ütlesin, et noh, kuidas ma ütlen talle pool tundi ennem, et ma ei lähe. ma lihtsalt panin arvuti kinni, läksin trenni andma ja see oli parim puhkus, sest et esiteks, kui ma olin ise treener, ma pidin ju kohal olema trennis mõtetega ja tegelikult ega see, et ma tund aega ei vastanud emailidele, midagi ei juhtunud ja ma läksin tagasi, ma olin hoopis palju puhanum ja ma tegin mingid asjad ära võib-olla tunni aega, mida muidu ma oleks teinud võib-olla 2 tundi, eks. et julgus teha neid pause ja vaadata, mis lugu sa seal endale räägid, kui sa pausi teed, et siis ma ei saa tagasi sellesse töövoolu või äkki jäävad mingid olulised asjad tegemata. aga mis siis, kui hoopis paus toetab sind ja sa saad pärast paremini oma tööd teha, olla seal inimeste ees. ehk siis see rütmide loomine ja see ei tähenda, et vahel ei oleks kiiremaid aegu, aga et see baas, vee joomine, magamine, trenn, keha eest hoolitsemise, enda eest hoolitsemine, see on nagu mega-mega oluline. et see ei jääks nagu tahaplaanile ja alguses tulebki teda paika loksutada, mingi hetk on võib-olla nii palju hoolitsen enda asju, see on vundament on selle nimi jah, onju. ja siis teinekord teen nii palju tööd ja siis hakkan vaatama, oota, ma pean looma, on ju, mingi rütmi ja noh, mulle meeldib ka niimoodi, et mul vahel meeldib seda siis ka nagu lõhkuda, ma ei taha kaua rutiinis olla, et näiteks teen kuu aega teen 5 trenni nädalas ja siis järsku tunnen, ma nüüd ei taha nendesse trennidesse see nädal minna, ma tahan kodus hoopis rohkem kirjutada, tuleb mingi mõte ja naistel käib palju, on ju, tsükli järgi, meil käib kuutsükli järgi elu, on ju. meestel käib päevatsükli järgi, et kui mees on hommikul, ta ühel päeval käib selle tsükli läbi, mis meie kuu ajaga põhiliselt on ju, et seda on nagu mõistlik aru saada. Mulle meeldib niimoodi nagu vahelduv rutiin, et siis ma vahel otsustan, et aga ma ei lähe nendesse trennidesse ja ma teen seda vahel nii, et näiteks kui lapse koolivaheaeg on ju, või lastel koolivaheaeg, siis on mul ka teine rütm ja siis ma kohe mõtlen ka, aga siis ma ei tee näiteks sellel kellaajal neid asju, sest ma tahan lastega koos olla, teen teisel. ma panen selle endale sobituma. ma ei lähe nagu sellest närvi, sest mulle meeldib see vaheldus on ju. aga ma arvan, et see on jah, hästi-hästi oluline niimoodi ennast toetada ja siis muideks ei teki neid hirme ka nii palju, sest me hakkame üle mõtlema, kui me oleme väsinud, kui me oleme segaduses, aga kui meil on see päevarütm paigas ehk meil on paigas, mida ma pean tegema, aga sealt ei puudu, mida ma ka tahan teha ja soovin teha, siis on nagu palju mõnusam kogu selle ettevõtlusega tegeleda ja mingid asjad ei tundu nii hirmsad, on ju enam. ja ma olen täiesti nõus, et olen ise ka tundnud, et tegelikult selline ärevus ja ülemõtlemine tekib täiega siis, kui neid pause tõesti ei võta endale teadlikult ja neid pause on nii raske võtta. aga on hästi oluline endale teadvustada, et see ei ole mingi seisak, on ju, vaid see on tegelikult väga-väga toetav ikkagi. ja. aga minul on saanud küsimused otsa ja aitäh sulle, Kai, nende julgustavate ja inspireerivate mõtete eest. Lõpetuseks, sa võiksid natukene rääkida ka sellest, et millega sa praegu tegeled, et mis sul on käsil või tulemas ja kuidas inimesed saavad sinuga ühendust võtta, kui neil on selleks soov ja kutse. nii armas, et sa küsid. ma isegi korra julgustaks, kes siin Zoomis on, kas küsimus chati kirjutada või kes seal Facebooki grupis äkki keegi tahab mult midagi küsida, et saan ju veel vastata.
Aga mind leiab kaioja.com, kaioja.ee kõige kiiremini. Ma olen nüüd lõpetanud Bob Proctori õpetuste edastamise, tunnen, et mul on aeg luua oma, et panen rohkem sinna ka kehatööd juurde ja teengi kursust naistele. Tõeline mina loob tõelise rikkuse. Rikkus siis meie sees, meie ümber, nii rahaline kui ka vaimne rikkus. Ja ma arvan, et uue kursusega alustan taas jaanuaris, praegu mul on täielik pilootkursus. Sinna ma võtangi, ma arvan, isegi ainult 15 naist, algul arvasin, et 20, aga ma soovingi sellist formaati teha, et me teeme nagu grupimentorluse, kus ma räägin mingist teemast, oleme kõik koos Zoomis, midagi nad seal iga päev siis mingit osa kuulavad, teevad ka töölehte, sest see, mida sa kuuled, on vaja kohe rakendada, on ju, ja kui paned juba paberile kirja, siis sa nagu isikustad selle info ja nii edasi. Ja siis me teeme seal palju üks-ühele kõnesid, nii et ta on justkui nagu grupi mentorluse sees on ka nagu see üks-ühele mentorlus. aga sinna saab juba ennast ootenimekirja panna mu kodulehel, et kindlasti, kes on ootenimekirjas, saavad esmase pakkumise, parima hinna. Ma pakun ka üks-ühele mentorlust, ma näen selles hästi suurt väärtust. nii et kes tunneb veel sellel aastal, et ta soovib nagu tuge, et päriselt minna oma hirmudest läbi, astuda see samm ära, siis pakungi, me saame ilusti veel 9 korda sel aastal kohtuda ja ma olen just toeks hästi paljude sammude astumisel, et kes tahab human disaini järgi aru saada, siis südamekeskus on mul defineeritud, ehk mul on nagu antud loomu poolest kaasa see, et ma nagu päriselt olengi seal, ma ei ole nagu kubjas, ma ikka ei sunni niimoodi nüüd onju, aga võib-olla sellel naiselikul viisil, et kuule, et selline asi ja vaatame need lubadused, mis sa endale annad, et need saaks tehtud. nii et julgelt võtke minuga ühendust, võib siis kodulehe kaudu võtta ühendust, võib kirjutada info@kaioja.com. leiad mind ka kodulehel on ka mul Whatsappi number, et mulle helistada saab praegu ainult Whatsappi, kui keegi tahab rääkida. Messengeri võib mulle kirjutada. Instagramis jagan rohkem sellist nagu elustiili, Bali, Eesti, ema, oma trenni asju ja ka mentori asju. ja siis on mul Facebookis grupp nimega väärtuse võimendamine Kai Ojaga, ehk siis, et seal grupis jagan hästi palju, mitte hästi palju, jagan asju, neid siis on enamjaolt, mis on nagu minu isiklik areng, nagu ma just täna tegin siin ühe spontaanse laivi, kus ma näen, et kus nüüd on mul vaja see muutust teha, kus ma arvan, toimub minul energeetiliselt täielik siis transformatsioon. see on nagu minu jaoks väga põnev. ja seal grupis ma teen novembris ühe kursuse. ma väga loodan, et see saab toimuma 24. november, natuke veel selgub, ma teen seda ühe naisega koos. tal peagi selgub see. meil on juba kõik kursus üles ehitatud, kujundus tehtud, nii et tuleb selline tasuta kursus, kus me räägime hirmudest. hästi huvitav on ju, ja me läheme hästi palju ka energeetiliselt hirmude sisse, et neid lahustada ja nii edasi. aga jällegi, ega see lahustamisel pole pointi, kui sa ei astu päriselt siis neid samme, nii et me ei saa midagi nagu lahustada, kui pärast keegi ütleb, tule minu gruppi rääkima, sa ikka ütled ei, onju, siis on vaja päriselt teisiti teha. nii et ma arvan, et seal väärtuse võimendamise grupis ma hästi palju julgustan seda tegema. kahjuks ma ei saa enam öelda, et seal on palju videosi üleval, sest Youtube kustutab kõik laivid, kustutas ära, mis olid vanem kui 30 päeva. ega ma neid ei save inud ka, ma ei jõudnud sellega tegeleda, aga ma teen sinna midagi uut, nii et mis ma olen teinud sinna vähem kui 30 päeva tagasi, on need seal üleval. ja alati võib mulle nagu kirjutada, et millega sa nagu tuge vajad, me saame teha pooletunnise selguse kõne. mul ei ole sellist asja, et oo, tule mulle kindlasti kliendiks, maksa raha. kui ma näen, et ma ei saa sind aidata või sa pole valmis minu mentorluseks, ma seda ka ütlen. ja mult on palju küsitud, millegipärast praegu tuli see mõte mulle, et kas minuga saab lihtsalt ka ühekordselt rääkida, siis mu e-poes on selline teenus ka, et 1,5 tundi. mõtlen, mis selle nimi on, vist eesmärgi saavutamise kõne. see ei ole nüüd otseselt, et ainult selline eesmärk, aga et sa saad mulle jagada, kuhu sa tahad jõuda. hakkan sult küsima küsimusi, me näeme, mis on suuremad takistused, ma jagan sulle pärast ka veel mingit infot lugemiseks, kuulamiseks. ja ma juba selle 1,5 tunniga näen ära, et mis lugu sa tegelikult endale räägid ja annan sulle näpunäiteid, kuidas seda muuta, ja pärast teen ka sellist nagu follow-up'i sõnumit ja niimoodi.
et täitsa seda teenust ka väga mitmed inimesed kasutavad ja ostavad selle kõne, et kui sa oled juba e-poes selle endale ostnud, siis juba lepin sinuga nagu vestlusaja kokku, salvestan selle, saadan sulle. nii et on mitmeid variante, hoia mul silm peal ja siis võib-olla kohtume mingil hetkel. väga põnev. ma vaatan, et küsimusi rohkem ei ole tulnud, aga tõmbame siis otsad kokku. et suur tänu sulle veel kord, Kai, ja aitäh ka kõigile, kes meid täna kuulasid ja kaasa mõtlesid. ja kohtumegi siis juba järgmises naiste ettevõtlusjuttude laivis. aitäh kutsumast ja karda, see on okei, aga tee ikkagi. Tšau, tšau. tšau.